hei, hoo! Tšau. Noh, On ikka veel laupäev. ei ole, nüüd on nädal aega on edasi läinud juba aeg. Mis vahet seal on, mis päeval? Me oleme need tavalised inimesed, meil on tavalised päevad, millel ei ole nimetust. Mis kribad seal endal? Kirjutasin siia episoodi nime. Nii ja surprise, episoodi nimi on... Koogi episood. Jaa! Kui me eelmine kord rääkisime toitumisest, siis nüüd jätkame selle teemaga, hakkame rääkima kookidest. Ja? Ja mitte küpsetamisest. Ja. Tum. Ja mitte sellisest koogist. Jaa, issa, ma selle peale mõeldes juba mul hakkab vaikselt kõhus keerama. Ja need koogid on tekitanud palju ärevust. Kuidas sul selle koogi ärevusega on? On ka olnud. On jah? Ja. Lausa läbi hammaste, jah? Oi, issand jumal. Okei, kui keegi veel aru ei saanud, siis me räägime meelemürkidest täna ja kui head või halvad nad on. Jah. Raid hakkas huulina nima. Hakkasin jah. Salpakad tahad? Issand jumal. Näed, see on sulle. Viimane oli see. Vau. Issand jumal, see on nii haige lugu, et ma isegi ei tea, kust alustada. Ja, me otsustasime ette võtta ühe episoodi issand jumal, kus rääkida meelemürkidest, kõikidest olukordadest või olemata võinud olla olukordadest. Ühesõnaga, tere, minu nimi on Siina. Tere, minu nimi ei ole Siina. Tere, ma tutvustan teile oma podcasti kaaslast, kelle nimeks on Raido. Tere, Raido. Tere tulemast meie podcasti. Igatahes, awkward osa on tehtud. Nüüd siis võib suunduda päris asjade juurde. Meelemürgid, eks ju? Ja. Mul endal on olnud suur küsimärk sellega üldse, et kas jagada või mitte jagada niimoodi avalikult. Ja samas praegu podcastis rääkides on mulle see väga okei. Versus see, ma ei tea, aastaid, millega ma siin tegelenud vahepeal olen, et kui mul oli okei, siis tegeleda sihukeste lollustega, siis miks ma ei võiks praegu sellest ka rääkida. Ja tunnistada ja võtta omaks. Ja, absoluutselt. Ja tahaks tahtmata, kõigil ta kindlasti ei ole, aga paljudel on ta meil elu osa ja kokkupuude olemas kõikide nende asjadega suuremal või vähemal määral ja miks mitte seda lugusi jagada ja läbi selle siis ka natuke teadlikkust tõsta siis selles osas. Jah, sest ma olen omast kogemusest ja olukordadest nii palju saanud kogeda seda, et on inimesi, kellest never ei arvaks, et keegi teeb mingisuguseid aineid ja kuniks sa näed teda kusagil uhkes restoranis seda sama inimest, kellest sa oleks seda oodanud seismas sinu vastas ja temal siis nina-alune valge ja siis ütled ka, kuule jõubihin nina ära. Et ise olles sama sugune. Et lõpetades lõpuks kuskil koos vetsus liina tegemas. Piinlik, aga mis on olnud, see on olnud ja olematuks seda teha ei saa, küll aga saab sellest välja tulla. Millal oli sinu esimene kokkupuude? Nimetame siis, mis me nimetame? Narkootikumid? Droogidega? Droogidega, jah. Ma arvan, minu esimene üldse droog kui selline, kui me räägime keemilisest droogist, oli vist jupp ja ma olin siis 16, ma tahaks ei olnud valetanud, näed, ma tuli kohe üks lugu veel meelde. Ma olin, ma arvan 15 ja ma proovisin amfetamiini esimest korda ühes Mustamäe korteris oma sugulase sõpradega, venelastega. Jah, by the way, ma olen ise ka veits venelane, nii et pole hullu, on ju.
See oli mu esimene kokkupuude ja pärast seda oligi vist jah, jupid olid need, mis tulid järgmistena, aga ma ei osanud, tead, ma ütlen ausalt, ma ei osanud nautida neid asju. Ma võtsin neid väga suure hirmuga, sest mul polnud õrna aimugi, mis see on. Ma teadsin, mis on alkohol, mis on tobi, onju. Noh, see oli juba siuke nagu kodune tunne ja ütleme nii, issand, kui Mark rääkida. Jah. Ja siis meil oli üks vaata, ma ei saa neid lugusid nii detailselt rääkida, sest et ma ei taha kaasata väga palju teisi inimesi. Aga jah, ühel koolipeol üks jupipidu lõppes väga halvasti. Et väga halb kogemus oli, ütleme niimoodi. Kellel? Minul. Ja noh, ilmselt ka meie seltskonnal ja sõpradel üldse, sest me pidime sealt ära tormama ühelt peolt mingi autodega ja olles alakad ja oodates politseid ja nii edasi, et samal ajal jupis peaga, et korralik roller coaster oli see. Ma tunnen, et ma selles episoodis kasutan rohkem ingliskeelseid sõnu. Ole lahke. Thank you. Ma tõlgin siis. Aitäh. Et jah, aga ometigi need esimesed kogemused ei peatunud mind. Küll nagu pikaks ajaks selles suhtes, aga jah, elus nad tulid ikkagi mingid asjad juurde. Aga enne keemiat ma proovisin kanepit ka. See oli siuke lihtsalt for fun. Kõik olid nagu naljakas ja oled veits pilves ja terve seltskond teeb, on ja siis teed ju ise ka. Et siuke hästi nagu mitte midagi uut selles suhtes, täiesti nagu tavaline proovimine oli see. Ja ühte asja me küll tegime sõbrannaga, et kui me jõime alkoholi või üldse pidutsesime, siis enne magama minekut me tegime peale veits. Siis tuli hea uni ja hommikul polnud pohmakat. Ei soovita, mitte kellelegi. Aga see olid ajad. Kuidas sul? Ma hakkasingi mõtlema, et huvitav, millal mul esimene kogemus oli. Ja pigem oli natuke hilisemas eas. Kui mina noorem olin, siis oli meil siuke droog oli nagu Dareen. Äkki oli Dareen või? Mingi siuke nimi. Sõna tundub tuttav. See oli vist mingi sõjaväe tablett hoopis. Ja sellega sai, mis iganes staadium see oli. Aga seda ma ei proovinud. Ma tahtsin sinna jõuda. Sellega mul ei olnud kogemust. Ma arvan, et minu esimene kogemus oli, see oli äkki hašis. Nii-öelda seda vaiku siis, kanepi vaiku tegime. Ja siis oli siuke väga huvitav. Sõpradega tegime Tartus kunagi. Purgi pealt ja mõtlesime, et vist ei töötanud, et lähme laiali ära. Aga siis üks sõber ütles, et kuulge, et äkki saadate mind koju, et ma ei mäleta, kus ma elan. Oh my god. Siis saatsime ta koju ära ja siis me kuidagi läksime nii närviliseks, et kutsusime kiirabi endale. Wow. Et meil oli täiega siuke foobia tuli peale, kutsusime kiirabi ja kiirabi mõõtis meil siis ilusti vererõhud ja pulsi ära ja ütles, et poisid, ärge rohkem tehke. Läks hästi. Läks hästi, jah. Aga siis oli ka vist, ma arvan, üks esimesi oli amfetamiin ja mis siis veel ka ekstasi. Aga tollal ekstasi oli midagi muud, mis ta praegu on. Et kuidagi siukest nagu tantsida tahtsid küll, aga sellist eufooriat nagu ei tekkinud. Armastuse tunnet ei olnud. Ja seda seal ei olnud tollal sees. Hea võrdlus. See oli huvitav, jah. Et tahtsid küll hirmsat moodi tantsida, aga seda muid leveleid sealt ei saanud. Mis oli su lemmikdroog? Üldse või? Üldse kunagi. Ma arvan, et ekstasi või MDMA. Ja kui nüüd liigitada seeni sinna alla või
või siis LSD-d, siis need on ka huvitavad kogemused olnud. Jah, no ma ei tea, ma seeni ei julgekski võib-olla droogide alla panna. See on nagu ei ole jah, ta on nagu midagi nagu LSD on ka siuke keemia pigem, ma ei ole seda proovinud, aga LSD on täiega keemia. aga jah, seeni ei tahaks, nad on nii armsad ja linnud ja nii nagu head selles suhtes, et aga samas ma ei tea, paljud panevad seda kõike ühte patta, nii et nojah, valitsused ja asjad tahavad ikka panna kõik asjad, panna tempel juurde. Jah. Mida sa kõige rohkem oled teinud? Kõige rohkem ma arvan, et MDMA-d äkki. Jah, MDMA-d. Ja sina? Kõige rohkem olen teinud kokaiini ja kõige nii-öelda selle juures lemmikum oli MDMA ka tänu sellele, et ta on selline südameavaja. Aga tollel ajal, kui ma seda tarbisin, siis ma tarbisin seda ikkagi alkoholi joobes ja üldse mitte läbi armastuse, vaid läbi sellise, kuidas öelda, enese hävitamise teekonna siis. Ja mulle meeldib, et see hävitamise teekond oli, sest et ma arvan, et ma hävitasin täielikult ära selle sama osa nagu siinast, kes vajaski võib-olla seda hävitamist, et see praegune siina saaks siis olla puhtamas ja paremas kohas, nagu selline taassünni teekond, on. Ma olen väga tänulik, et kõige selle saatel, mis ma teinud olen endaga, ma olen elus, sest on olnud väga pekkis olukordi ja päevi, kus ahmid lihtsalt õhku ja mõtled, et oh my god, et mul läheb süda seisma kohe lihtsalt. Aga vaatamata sellele on need olnud ka väga toredad ajad, kui imelikult see kõik kõlaks, on sitaks nalja saanud, väga palju seiklusi on olnud, nii palju nalju, nii palju naeru, nii palju vestlusi on maha peetud kõikide nende asjade nagu saatele taustal, et seda enam, et väga paljud tehes kooki avanevad ja väga paljud ka lähevad ülilukku, niimoodi, et nagu sõnakestki välja ei saa, aga see on pigem nagu siuke haruldane. Et ja see koogiteekond tuli ka kuidagi liiga varakult maillu, ma arvan, et ma olin kuskil seal 2000ndate alguses ja algul tundus kõik siuke nali, vaata, kuni lõpuks oled sina see inimene, kellel alati helistatakse, jõu, kas sa tead, kus saab, vaata, ja niimoodi, et issand jumal, et vau, see on ikka päris vastik, kui mõelda selle peale nüüd, kus ma ei ole enam vaata selles, et keegi ei helista enam, mul pole isegi siukseid inimesi, kes väga tahaks midagi kusagilt saada, vaata, ja siis mõtledki, et issand jumal, et thank God, et see eera nii-öelda elust on kuidagi nagu sinna vaata jäänud, on ju. Aga jällegi, see oli, aktsepteerin, võtan vastu, jagan. Ja. See on huvitav, kui kiiresti see tarbimine võib muutuda selliseks normaalsuseks, on ju? Et meil seltskonnas kunagi polnud seda 0 ja kui ta tuli, siis ma võin öelda, et ta on kuskile on ikkagi jäänudki. Et on nagu siuke normaalsus. Ja. Et iga pidu on ikkagi ta laual olemas ja. Mul tuleb kananahk praegu peale, see on nagu hästi pekis. Ma näen, jah. Väga rets päriselt, sest et ma tahaks öelda, ma ei ole nii ammu sellega kokku puutunud, aga mul see on jaanuaris aasta täis, kus ma ei ole ühtegi jutti teinud ja üliuhke tunne on enda üle. Mitte, et ma oleks ennast kuidagi keelanud, aga see lihtsalt ühel päeval sai otsa ja nagu ma ei tea, ma ei suhtle nagu nii enam suuremate nende seltskondade ja inimestega ja ma enda ellu ka kuidagi ka kõike seda tehes tegelikult tollel hetkel ma sain aru, et ma ei taha teha seda. Ma ei taha teha, aga kuna ma olen seal kõiges sees, nagu kõik on nii tuttav, kõik on nii kodune, sa tead nii, kuidas kõik peod algavad ja lõppevad ja nii edasi.
ja jah, selle kõige keskel olles ongi täiega raske öelda ei. ja kahtlemata on. Ma olen nagu olnud see nõrk inimene seal seltskonnas, kes tuleb ülitihti tuleb autoga kohale, ütleb ma täna ei joo. Kõik naersid, kõik teadsid, et ma hakkan jooma, kõik teadsid, et ma niikuinii hakkan koos teistega neid pahandusi tegema. Ma kutsusime drooge pahandusteks. Okay. või noh, siiamaani kutsume. Ja siis jah, siukene mina olin kindlalt see tšikk, et kui ma olen platsis, siis kõik teadsid, et kõike saab. Mitte, et ma nagu ise nagu kuidagi diilin oleks või midagi, ei. Vaid ma lihtsalt sebisin kuidagi millegi pärast alati kõike kaasa ja ma isegi ei andnud endale aru, kas see üldse nagu on okei või ei ole. Samas nagu teades, et ma tegelikult ei taha seda teha, on ju. Ja ma tean, et see tuli mul väga tugevalt ka sellest, et mul on see kuuluvustunne olnud ka koolis saadik, on ju. Et olles koolis ka korralikku sukast kiusu saades, ma hakkasin seal ka suitsetama, et lihtsalt olla mingi badass, sükene tšikk, on ju, et olla silmapaistev. Ropendama ma hakkasin ka selleks, et mul oleks inimesi kuhu saata, et ennast kaitsta. Ja kuidagi see võib-olla see suhtumine lihtsalt jäi nagu nii külge, nagu, et teised teevad nagu, muidugi ma teen ka, ja ega ma nagu pits ei sülita, kõik need vaata asjad, kõike võib minu kohta täpselt öelda, ja ma olen alati siuke üle võlli ja nagu lõpuni välja ja maksimalist ja mingi jutid olid poolemeetrised. Lahe. Täiesti retsne. Jah, versus nagu üks asi rääkides mingis, ma ei tea, kokaiinist on ju. Aga MDMA-ga ka nagu paremad lood ei olnud tegelikult, sest et ma ei teadnud siis, et seda saab tarbida läbi headuse, läbi armastuse, et sellega päriselt saab teha endale head ja tarbida seda teadlikult. Ja ühe korra ma käisin isegi ühe mehe juures MDMA teraapias, see oli 2 aastat tagasi praeguseks. Ja seal ma meeletult otsisin seda kontakti oma sisemise lapsega. See oli koht, kus ma selle sain. Aga ma olen nagu igast asju ära proovinud veel, nagu, mis ei ole üldse narkootikumidega isegi seotud, et kuidas nagu saada see kontakt endaga või sisemise lapsega. Aga see oli üks lihtsalt teraapiatest, mis mulle sobis ja mis mind aitas. Et ma arvan, et pärast seda ma neid nii-öelda seltskondasid ka enam, vaata mu elus ei eksisteerinud ja alles pärast seda ma hakkasin aru saama, et MDMA ongi ju ka selline teraapias kasutatav vahend. Jaa, kasutatakse. Ja siis ma hakkasin hoopis teistmoodi seda kogema. Muidugi ma ei hakanud seda selles suhtes, ma ei tea, iga nädala vahetust tarbima või midagi sukest, on ju. Aga aeg-ajalt ikka, kui mingisugune selline hoitud ruum ja inimesed või üritus väiksemad siuksed olid, siis oli nagu ikka vahel ette tulnud ja täiega toredad hetked on olnud tegelikult selles kõiges. Aga jah, täitsa pekis. Mul kõhus nii keerab, kui ma mõtlen koogi peale, et täiesti rõve lihtsalt, kui palju seda on olnud. Ma tahaks pigem paar sinu lugu kuulda. Minul koogiga pole sellist suhet olnud vist kunagi, sest ta ei ole mulle nagu, ma olen tundnud, et ta ei paku mulle nagu midagi, et tal ei ole nagu midagi mulle õpetada. Narkootikum õpetab midagi. No mingis mõttes ta ikkagi on ka näitaja. Ja, et neid lugusid ma olen pigem vähe teinud. Aga MDMA ja siukse jupiga pigem on hästi palju positiivseid asju olnud. Just, et see õpetas nagu, esiteks ta näitas nagu, mis on armastuse tunne. Et sa võid järsku oma sõprade vastu tunda nagu siukest täiesti tingimusteta ja siukest armastust ja olla täiesti vaba nendega. Et just sellise õpetaja rollis oli nagu hästi suur osa selles jupis ja MDMA-s. Et see osa mulle väga meeldis ja see osa endast ka, et kes tundis seda armastust, et ma saan nagu nii vabalt olla kõigi inimestega, suhelda vabalt, mul ei ole mingid, ma ei tea, ma ei põe millegi pärast, ei ole mingid komplekse või
või et ma saangi nagu noh, vahepeal tundus, et see olengi mina, onju. jah. et see tunne see mul väga meeldis. Ja no muidugi alguses sai teda koos alkoholiga tarbitud, et siis ta on natuke teistmoodi, et siis ta on ikkagi see, et sa oled nagu sihuke poolenisti alkoholi mõju all ka ja et päris sellist kõige puhtamat kogemust võib-olla sellest ei saa. Aga jaa, palju selliseid palju lõbusaid seiklusi on küll sellega tehtud. Jaa. aga nüüd rääkides sellisest varjuküljest, siis minul kindlasti oli üks selliseid kuidas ma ütlen siis, kust said ärevushood ja siuksed asjad alguse just nendest järgmistest päevadest, et sul mõte oli hästi aktiivne, hakkasid üle mõtlema ja tulid mingid ärevused asjad sellest. Esimest korda isegi mäletan, Riias olime öö läbi pidu pannud ja siis järgmisel päeval esimest korda elus oli järsku mingi ärevushoog ja siuke paanikahoog, et oli päris suur tunne, oli siuke tunne, et nüüd ma suren ära kohe ja et sellega nagu silmitsi seista oli päris jube tollel hetkel. Ja ärevus ja narkootikumid on väga raske kooslus. See võimendab seda nagu veel rohkem ja ma olen noorest saadik nagu elanud põhimõtteliselt peaaegu iga päev ärevusega. No ma ei saa öelda, et iga päev, aga väga peaaegu on ju. Ja jällegi nagu noorest saadik ma ei teadnud väga palju asju üldse, kuidas ennast hoida, kuidas ennast aidata, juhtida, mõelda, tunda ja nii edasi on ju. Ehk siis mind ümbritseski pigem selline stress on ju, ülemõtlemine, eos juba, isegi ilma droogita, suitsetamine sinna otsa on ju, seda ma olen peaaegu terve elu teinud, õnneks jätsin ma. ja siis need droogid võimendasid seda lihtsalt nii tugevalt, et juba enne nende tarbimist mu keha reageeris paar päeva enne igat pidu, ma teadsin, mis hakkab saama ja mul olid juba mitu päeva enne tarbimist juba ärevushood sees niimoodi. Rääkimata sellest, mis tuleb pärast ainete tarbimist on ju, et kõik see ellujäämisrežiim läheb peale on ju, ajutöö on seal mingi pool hävinud, süda tuksub lihtsalt sellepärast, et jumala eest ellu jääks ja kõik muga sinna otsa on ju. Aga sa ütlesid sellest see jupp ja MDMA on ju, et see armastuse kogemine kõik, et tõesti, kui kaine peaga seda tarbida, ma avastasin samamoodi enda jaoks selle tunde, selle armastuse, mida saab ka keha ise tegelikult toota kaine peaga täielikult on ju, aga kui sa ei tea, mida see tähendab või mida sa peaksid või võiksid tunda, siis see on tõesti avanud selle armastuse tunnete laeka nii-öelda. Ja nagu ühes episoodis ma ütlesin, vaata, kus sa seisad seal kuskil, ma ei tea, vahetele, kas sa oled üksi või rahva sees lihtsalt ja pisarad õnnest voolavad, sest et sa oled täidetud sellele sama armastuse tundega, nagu sa oleks mingi laksu all, vaata, high on life. Ja võt, see on see koht, kus ma tunnen ennast täielikult õnnelikuna ja hästi ilma ühegi droogita. Mitte kuskil, aga internetis on üks tore naisterahvas, mul ei tule ta nimi kohe meelde, Rutslanna äkki on. Ja tema ütles siukse laheda asja, mis mul meelde jäi, et narkootikumid ja droogid on meil selleks, et me saaksime aru sellest nii-öelda sellest levelist ja sagedusest ja sellest emotsioonist, mis on võimalik saavutada ilma nendeta ka. Et ongi hea korra ära proovida. Korra ära proovida. Ei propageeri, aga kes tahab kogemust saada, et jah, et seda ära proovida, mis emotsiooni asi seal on, et mida on võimalik ise kogeda, kaineda. Aga kõige olulisem on ka kellega ja kus sa seda koged, et see on üli oluline. Absoluutselt, et
kui niimoodi ütleme, et võib-olla mitte peo käigus lihtsalt nagu, et minna asjadega kaasa, vaid et kui natuke planeerida ja et siis on kindlasti see keskkond ja kellega sa oled ja see ülioluline, et sul oleks turvatunne ja kõik need asjad. olla hoitud ja kaitstud. Ja et siis see võib midagi väga-väga ilusat olla ka. Jaa, kindlasti. Mul näiteks LSD-ga ma mõtlesin ükskord enda jaoks välja, et ma never seda ei tee, sest ma olen kuulnud, kui palju mingi bad trippe on sellega olnud ja kuidas inimestel pärast, ma ei tea, kammib peas nii ära, et nad on mingi hullumajas ja nii edasi. Siuksed klassikalised hirmutavad lood, on ja. Ja samas, kui ma ükskord proovisin ära seened ja tajusin maailma hoopis teise filtri läbi. Ja seened on ikka väga müstilised asjad ja siis ma ka just sain aru, et ma sain aru, miks ma kardan neid asju teha, sest nad tekitavad meile neid hallukaid, on ju, et me hakkame nägema ja tundma asju kordades tugevamalt ja ka võib-olla selliselt, millega meie silm ja aju ei ole üldse harjunud nägema. Ja siis jah, kui sa teed seda enda eluperioodi nii-öelda tõusujoonel või siis kohast, kui sa oled endaga rahus võib-olla. Ma ei tea, kas isegi endaga rahus, aga lihtsalt heas kohas. Heas kohas just, jah. Mitte mingi masenduse pealt, mitte viha pealt, mitte selleks, et ma nüüd tahan teha seda sellepärast, et ma olen nii, ma ei tea, kadunud omadega ja ma ei tea, mida eluga peale hakata, et need seired nüüd näitavad mulle mu, ma ei tea, elu eesmärki, et ma tean, et päris paljud inimesed tarbivad neid asju just sellel otstarbel. Et vastupidi teha seda vähemalt heast kohast ja heade mõtetega ja usaldada, sest et nad näitavad meile täpselt seda, mida meile on vaja näidata. See on vähemalt minu uskumus sellest. Ja ma olen nõus sinuga. Tundub, et kõik need droogid ja asjad on lihtsalt ühed suured võimendid. Ja seened on veel eriline koht, et suudavad su teadvust ikkagi olulisel määral avardada ja kogu su maailmapilti ja näha asju hoopis teise pilguga, kui sa seda oled seni teinud. Ja eks see võibki ka hirmutav olla, et piltlikult öeldes oled sa käinud eluaeg silmaklappidega ja järsku, kui sul avatakse nagu rohkem kogu seda vaate välja, et siis võibki olla ebamugav. Ja ma olen ka avastanud see enda puhul, et seda saab natukene ka kontrollida. Et võib-olla suured seeneteadlased oskavad sinna rohkem muidugi jagada, aga mul oli eelmine aasta üks selline seenetripp, kus ma väga tihti olen silmad kinni, kui ma tripin. Vahet ei ole, kas ma tantsin kuskil lava ees või olen omaette väikses seltskonnas. Ja ma vahel ise esitan enda sees mingeid küsimusi, vaata, siis ma nagu suhtlen endaga. Ja mul oli mingisugune asi, mida nad hakkasid näitama mulle natukene nagu horror hakkas tulema sealt juba siukene, kus ma sain aru, et wow, et siin läheb nagu mingi tumedaks ära, et me oleme valas kohas praegu, et sellest rääkida. Ja laksti tegin korra silmad lahti, tulin nii-öelda kohale endasse korra ja sain edasi trippida ilma, et mul tekiksid mingisugused parakad või mingid koledad kogemused, et mitte midagi õudset. Et see oli ka siukene koht, kus ma jälle usaldasin täielikult seda seenetrippi siis, sest et sealt niisama välja sa ei saa tulla nagu, et okei, ma nüüd lahkun. Et nad on tõesti näidanud mulle väga palju siukest emotsionaalset poolt. Ja viimase korraga ma sulle ka jagasin seda, et ma sain väga ilusa kontakti oma bioloogilise isaga, keda ma ei ole ise nagu päris elus kunagi näinud. Ja et selle eest ma olen see endale nagu elu lõpuni nii tänulik, sest et siukest isa seda kohalolu ja hoitust ja seda lapsemeelsust, mis seal kõike ma sain nagu, see oli nii äge lihtsalt. See oli eelmise aasta lõpp ja mis ma saan öelda nüüd pool aastat alles, kus ma kogen enda elust isa
olemise nii-öelda, et mul on olemas isa, see tunne, vaata. Ma ei ole kunagi seda kogenud sellisel kujul. Ma tean, mida tähendab, et mul on ema ja ma armastan teda. Ja see oli lihtsalt, see oli nii äge rännak. See on keegi, kes pole võib-olla kunagi seda eksperimenti teinud ja katsetanud siin, et see võib-olla ei saa üldse aru, millest me räägime. Ma ka vanasti ei saanud. Ja mis on täiesti fine. Ja mitte, et seda peaks proovima. Et kui on niisugune sisetunne, et võiks või tahaks, et on soov, et siis miks mitte suhelda kellegiga, kellel on kogemus olemas ja kes oskab soovitada ja kogu seda keskkonda siis seada. Kas sul on bad trippe ka olnud? Vabandust. See endaga ei ole. See endaga on olnud alati kõik hästi. Ja seenal on ka suur vahe, vaata, on introverdid, ekstraverdid, neid on nii palju erinevaid. Aga mul pigem on olnud bad trippe ikkagi keemiaga. Et on olnud ikka siuksed koogipeod, kus ma ei saa öödega mütsi aru, et miks ma üldse kooki tegin. Või terve meie seltskond on ja me jõime ja tegime kooki selleks, et püsida kained. See on tavaline, jah. Kui loogiline, eks ju. Ja võt, koogiga on mul olnud tõesti väga pigem halbu kogemusi, omajagu selles suhtes, mitte palju, aga omajagu. Et kas ma kunagi veel teen, ma ei tea, aga ma ütlen suht kindlalt, et ma ei igatse, ei seda maitset, lõhna ega ka tunnet, mida see tekitab. Et ma õnneks ka ei joo alkoholi enam sellistes kogustes, et ma üldse tahaks midagi sinna kõrvale võtta ja tarbida. Selle koogiga on huvitav asi, jah, see, et peod ju lähevad jube pikaks, mitmepäevasteks ja ega siis keegi vahepeal magama ei lähe. Ja. Et see hoiab ju mingil määral värskena sind ja ei luba sul purju jääda ja oled nii-öelda kontaktivõimeline kogu aeg veel. Ma ütlen siia vahele korraks, mida mu keha praegu mulle meelde tuletas. Keha mäletab isegi, kui ma räägin sellest seda. Mu lõuad on nii valusad praegu. Mul on see lõua kokkusurumise teema olnud aastaid. Sellest samast ärevusest on ju, pipeod, droogid, kõik see stress on ju. Ma olen elanud sellega, et ma kogu aeg surun lõuad nii kokku, et mul on isegi näokuju tänu sellele muutunud natukene. Ja nüüd üle poole aasta umbes ma õppisin alles lõõgastama oma lõugasid ja mitte neid kokku suruma. Ja ma ei ole tundnud valu. Päris korralik meelde tuletas. Minul, see on vist paljudel see tunnus, et kui teed MDMA-d või juppi, et siis on ka see lõuavärk. Minul kindlasti on see. Lõua sõitmist. Ka tuleb meelde, kui järgmine päev, kui valusad need kohad olid siit, need lõuakohad siit. Või siis olid endal mingi igemed puruks närinud. Issand jumal, ära räägi. Täiesti inetu lihtsalt. Oh my god. Ma ei tea, mida iganes, oma fun selles oli, vaata. Aga sellest igemest rääkime sellest põsest. Ma loodan, ma ema ei kuula seda. Issand jumal. Ma lihtsalt pidin valetama emale, et mul hammas valutas või midagi siukest, aga tulin ühelt peolt otse põhimõtteliselt nagu vanemate peole ja niimoodi, et ma olin päris palju emmi teinud, MDMA-d ja niimoodi, et ma olin terve pidu vist närinud ühte võstka niimoodi, näksin tähega ja ajapikku ta läks nii paiste, et ilma naljata, mul oli nagu rusikas oleks nagu põses olnud. Ma olin lihtsalt nii paistes ja ilmselgelt vanematele ma seda ei öelnud on ja ma nägin ületavalt hea välja kogu aeg. Ma nägin kogu aeg ülinais välja selles osas nagu, et kui ma kusagile järgmine päev pidi minema või olema kuskil. Oota, selle rusikas põsega ka või? Jah, isegi siis ma olin nagu, ma ei näinud välja niimoodi, ma oleks mingi öö läbi pidutsenud ja viina pand pudelist on ju. Et see oli nagu siuke, ma ei tea, lihtsalt suur vedamine mul. Et välimus väga, väga hullusti nagu ei muutunud. Mu silmad olid võib-olla kurvavõitu küll nagu piltidele videotest, kui ma selles eeras nii-öelda elasin. Aga jah, see paistes põsk lihtsalt, täiesti pekkis. Ma ei tea, võib-olla nalja pärast võiks selle podcasti sinna videosse isegi korra lisada, mul on pilte olemas.
igast asju võib tegelikult lisada. lisame, kui on No, jah. põnev ju vaadata. Jah, mul on ka kindlasti mingeid pilte, kus on ürituste pildid ja siis need silmamunad suured on nagu tõllarattad. Ja ma mingi hetk tegin oma Instagrami feedist isegi arhiveerisin mingid suurem osa piltidest maha, kus ma tean, et ma olen seal tarbinud, lihtsalt kõik läks minema, siis ma mingi okei, sest ma tundsin mingi aja möödudes, et isegi pilte tagantjärgi vaadates mul tuleb see rõve tunne sisse. See rõve keemiline tunne, mis oli terves minu kehas, mõistuses, ajus, igal pool lihtsalt. Tõesti ma sain aru, et ma ei taha enam, et see mul niimoodi silme ees vaata oleks. Ma tean, et see on olnud, ma annan sellele oma koha, aga aitab küll. Jah, neid järgmisi päevi ja seda taastumist ja ühesõnaga, kui nädalavahetusel oli pidu, siis mina tavaliselt sain nagu iseendaks tavaliselt neljapäeval. Umbes siis tuli siuke inimese tunne peale ja siis tuli reede ja läks uuesti see ring, hakkas pihta. Ja tegid ka niimoodi, et iga nädalavahetus põhimõtteliselt? No päris iga ei olnud, aga kui oli ikkagi mingi äge üritus ja pidu, et siis ikkagi sai tehtud. Ma ei saa öelda, et ma nüüd väga palju tegin iga nädalavahetus, sest mul oligi raske taastuda nendest asjadest. Sest see tunne, kui sa ei tunne nagu iseendana ennast ja pead nii pikalt kudema, et uuesti jalule saada, et see ei olnud üldse hea. Ei ole jah. No jah, jällegi mul vastupidi. Mul ei ole väga pohmell olnud. Ja taastumine tundus ka kuidagi nii kiire või siis taru mu mingi ADH-kesele, ajukesele ja selline dopamiin mõjub ka väga teistmoodi ja see on nagu kütus minu jaoks. Ehk siis mul on nagu täiesti fine vaata sellega olla. Et selliseid raskeid väljatulekuid oli mul pigem vähe. Ja tänu sellele oli ka suhe alkoholiga oli mul ka väga selles suhtes lähedane, kuna mul ei olnud pohmelli, mul oli väga harva, kui mul oli järgmine päev halb olla. Et jah. No algsiga mul oli sama teema, et pohmelli mul ei olnud. No pigem oli see lihtsalt see väsimus ja magamatus. Mul midagi, mingit paha olekut ei olnud. Et kui oli paha, siis oli kohe paha ja siis läksidki, kallistasid vetsupotti ja olid selles olukorras, aga muidu ei olnud jah. Ja võib-olla, mis mul ka kohe tuleb alkoholi ja droogidega meelde, oli see, et isegi kui läksid peole ja mõtlesid, et ma nüüd ma ei tea, ma droogi ei tee, et teen ainult alkoholi joon, eks ju, siis oli alati see, et alkohol pehmendab sul seda vastupanuvõimet nagu nii hullult, et siis mõtled, fuck it. Et teen siis ka, kõik teised teevad ja tahad sama laine peal olla. Jah, see ongi see kõige retsim, et see kaasa tegemine, see tundub nagu nii loogiline ka, nagu mingi, ongi see fuck it, nagu teeme ära. Vahet ei ole. Ja. Aga samas ma räägin nagu nii palju mingit haigelt naljakaid lugusid on sellega kõigega olnud. Räägime mõne siia vahepeale, muidu on siuke üks ulub, teine ulub. Droogid on nii head. Issand, ei ole, unustage ära. Palun, saage naljadest ära, ma loodan, et inimesed saavad naljadest ära. Kõik saavad aru ja me ei propageeri üht ega teist, me räägime lihtsalt oma kogemustest ja oma muljetest ja kuidas meil on olnud ja nii on, et igaüks saab ise järgi proovida seda, mis ta soovib. Tavai, sinu lugu lauale. Ei, sinu kord on. Ei, sinu kord on. Mingi naljakas lugu või? Räägi mingi naljakas lugu. Mõtlen. Ma võib-olla räägin mingit kummalisi lugusid natukene, aga... No, räägime kummalisi lugusid. Aga see võib-olla... Mul praegu ei tule ühtegi naljakat meelde, kindlasti on need naljakaid ka olnud. On midagi olnud. Aga mis mul praegu meelde tuli, see on natuke crazy, et sai oli... Vaata, kui konkreetselt ma räägin, eks ju. Anyway, Viljandis oli pidu, oli jõulude ajal äkki. Valged jõulud. Valged jõulud.
lund ei olnud, aga meil olid valged jõulud. ja Hype the Funk oli see siuke ürituste sari. Ja siis me tegime juppi, aga see mingi hetk hakkas nagu üle minema ja meil ei olnud ka kellelgi ja siis meil oli vaja sõita autoga 30 kilomeetrit, et neid tuua ja siis loomulikult mina olin siis roolis ja siis mul oli natuke suurem auto ka, mingi 7-kohaline äkki. Nii et siis me sõitsime, nii et ma olin seal juppis ja keskendusin nii, kuidas jaksasin, et seal õigetes joonte vahel hoida ennast. Tõime ka juurde ja tegime peale ja. Nice. No mis sa teed, kui sul olukorras on vaja minna, siis lähed, noh. Jah. Palun ärge tehke keegi teine niimoodi, nagu Raido tegi. Nii ei ole ilus teha, jah. Jah. Sinu kord. Ma hakkasin mõtlema, kas ma mõtlen, et kas on üldse naljakas ühesõnaga see oli ka mõni aastat tagasi, mingi siuke 4 äkki või 4-5, igatahes ma väga mõnda aega ei teinud mingi ühtegi droogi, siis mingi lapseootel kõik jutud ja igatahes ma läksin oma vist siuksele esimesele või teisele peole välja kuskile. Ja tegin emmi. Ja emmiga on muidu tegelikult see, et tegelikult oleks tore emmi tarbida niimoodi, et sul on olemas see grammi kaal, sa tead oma kaalu, sa tead, et sul on kas kõht tühi või täis, mis iganes ja vastavalt sellele siis doseerid, Kuidas me doseerisime? Vana hea sõrmega, see väike sõrm keelaga märjaks on ja kotti sisse silmaärgi doseerid, sest mingid vanad kalad kõik teavad palju neid vaja. Doseerin mina siis oma vanade mälestuste järgi. Siis vaatan, sest see nagu see ei toimi, Pani meile. Ja ma olin lõpuks lihtsalt nagu nii emmis omadega, et see kontsert, kus me käisime, ma ei mäleta, kes esines kuskil, ma ei tea, kas oli Kultuurikatal, midagi siukest, vahet ära. Ja siis ma olin seal oma 2 sõbrannaga. Ja siis ma olin enam kui kindel, et ma seisin leeti ääres, räägin oma sõbrannaga juttu. See oli nii creepy, saad aru, see oli nii õudne kogemus. Ma vaatan oma sõbrannale otsa, blond tüdruk on ju. Räägin talle ja siis järsku plaksutan silmi ja saan aru, et see on tegelikult see paaridaam. Siis ma olin nagu mingi, ma ehmatasin, ma arvan, ma võpatasin vist terve kehaga, ma ei saanud aru, ma olin 120% kindel, et see on tema. Ja siis järsku plaksutasin, mis ma olin, sorry, vaata, kus ma sõbrannad on, otsisin sõbrannad ülesse. Üks neist teadis, vaata, et me tegime koos temaga. Ja siis ma ütlesin talle, siis ta oli, oh my god, vaata, et mis juhtus. Ja siis ma ütlesin ka, ma ei tea, mul hakkas süda puperdamas, ma sain aru, et ilmselgelt ma olen seal mingi koroona ajal sünnitanud ja pole, ma ei tea, väljaski otseselt nagu käinud ja kõik see mingi emadus ja teada aina ja niigi keha veel seal alles mingi tuleb välja aina oma täitsa vastlaks, see oli nii virvar lihtsalt ja ma tean, et võib-olla narkolood ei ole kellegi naljakad, kui ju rohkem piinlikud aina. Nad ongi siuksed naljakad, piinlikud. Jaa. Aga jah, oli niimoodi, et mul oli nii hea olla, et ma ei tundnud isegi oma sõbrannat ära. Ma reaalselt, ma visuaalselt, ma nägin, et see oli tema, aga tegelikult ei olnud. See on jah, vahepeal võib niimoodi juhtuda. Mul tuli meelde, koroona ajal oli Käsmus oli Nöpi kontsert ja siis me läksime sinna Nöppi kuulama ja tegime juppi. Ja olime juba seal korralikus hoos ja tahtsime peale teha ja siis, aga see jupi puru kukkus meil muru sisse ja siis me kolmekesi või ma ei tea, palju meid seal oli, siis otsisime neid jupitükke sealt muru seest. Oh my god, okei, ma loodan, mu sõbranna ei pahanda, õnneks ma nimedest ei räägi, aga ma ei tea, ma nii tahan ühte lugu rääkida. No räägi ikka. Ma ei tea, no okei, vahet ei ole. Nimesi... No kui nimesi nimetad, siis ikkagi koos perekonnanimega ja...
tead, ei, sul Insta-konto on üks kanda. ülioluline detail, et kui ma sellest räägin, siis ma kardan, et paljud saavad sellest aru, et ma ei saa rääkida seda. See ei ole minu lugu, ma ei tohi teha nii. Noh, okei, siis ära räägi. Mitte praegu. Ma küsin ta käest luba ja kui kunagi see tuleb jälle meil jutuks, siis ma räägin. Jaa, tavai. Pigem nii. Oh, jah. Oi, mis imelikke lugusid on juhtunud. Ei, need on ikka crazy'd ja ega need selles suhtes väga mingi, ma ei tea, alkoholilugudest otseselt ei erinegi, sest et alkohol teeb lolliks ja paneb sind lolle asju tegema ja samamoodi droogidega tegelikult, et ega nad väga palju ei erine teineteisest, et Noh, üle saab teha neid ja oled sa üle teinud kunagi? olen ikka juppi ka üle teinud. Noh, selles mõttes üle teinud, et on noh, lihtsalt oled nagu suht liikumisvõimetu, kuna see nii hullult tuleb peale, et silmad on tagurpidi lihtsalt. Olid kuskil peol? Me olime, tead, isegi ei olnud mingit pidu. Sõitsime autoga ringi, siis läksime peole, aga seal pidu oli siuke, et lasti meie meest, siis lasti mingit eurodiskot ja noh, niimoodi vaheldumisi, noh, pole nagu päris see. Tulime ära, millegi pärast tegime veel jupi peale. Ja siis olime autos ja lendasime lihtsalt silmad tagurpidi peas. Aga see oli ka nii naljaks, et siuke ajataju kadus ära, et panid silmad kinni. Mõtlesid, et noh, lend käis täiega, et äkki, et korraks olin ära, siis tegid silmad lahti, vaatasid pool tundi möödas. Osa korralik. Wow. Et see oli jah. Ja siis higistasid lihtsalt üleni, oli märg. Keha oli nii erroris, et tahtis seda välja ajada enda seest, seda kõike. Ja see higistamine sellega on ikka päris raju. Ma praegu mõtlen, et see üle tegemine, siis mul on vist Emmiga olnud veel üks ka selline kord, kus ma olin ühel festivalil, siuke 3-päevane festival metsas. Üliilus nagu mõte ja kõik on ja mingi non-stop muss mängib kõik jutud, ka siuke teknopidu põhimõtteliselt. Ja siis no meil oli omajagu Emmi seal kaasas ikka ja sõpradega tegime ja mingi hetk ma ei tea, mul tuli kunagi aeg-ajalt mingi tunne, et mingid eraldi mingid pidudel, et tahaks veel vaata seda nagu Emmi on, sest et tahaks nagu veel rohkem võimendada seda head tunnet on ja mida see tekitab. Vaat minul oli see tunne kogu aeg. Mul on siiamaani see vist, kui ma teeks, et tahaks veel. Emmiga võib-olla ei olegi nii palju, aga jupiga on küll mul ikkagi tuleb see tunne, et nii kui hakkab see tunne tekib, et et maha hakkab käima nagu. See on kohe see, et tahaks juurde, siis ei oska nagu õigel ajal ära lõpetada, paned mingi pikalt. Ja tollel festivalil mul oligi ja minu arust oli esimene päev ka veel nagu, ehk siis nagu ma panin ikka julmalt kohe. Jaa, täiesti pekis, aga mul oli nii freaking hea olla, ma tean, et mul maailm käis nagu niimoodi olnud. Ja ma arvan, mu silmad tegid nagu ümber mu pea veel ringe niimoodi, täiesti pekis. See tunne füüsiliselt ja mõtetes igal pool, see oli nii hea, ma olin nagu mingi ümbritsetud selle pehme armastusega aga ma arvan, mind tassiti lihtsalt ringi seal, sest et ma olin nagu mingi tükk pehmet vatti ilmselt, et oligi sõbranna ja üks mees mingi vangus kusagil, mul on mingi oh my god, see mets oli veel kaunistatud ka nende neoon mingi ilusate seentega ja üldse ägedad dekoratsioonid tulid ja värkis, ma vaid mäletan, lähed mööda millestki silmade eest mingid vilgatused käivad, mõtled, mul on nii hea olla, oh my god. Niimoodi, et sa nagu rääkida ka ei suuda, lihtsalt enam-vähem, üritad kuidagi nagu naerda või öelda midagi ja siis on siuke ma arvan, kõrvalt vaatajana suht nagu idiootne see kogu värk on ju. Ja seda on isegi siuke võib-olla hirmutav ja kole vaadata, aga ise selle asja sees oled, siis on Jaa, siis sa koged seda, mõtled, oh my god, nii hea, et nagu täiesti haige värk ühesõnaga. Jah, ma olen ükskord ise kõrvalt näinud niimoodi, kus mu sõbranna trippis. Ma ise olin täiesti kaine, sest ma olin lapseootel ja siis sõbranna oli täiesti Emmi samadega ja siis tal käisid silmad niimoodi ülesse, nagu täiega tegid ringi niimoodi. Siis ma lihtsalt küsisin, et on hea olla, vaata ainult noogutas, naeretas täiega. Mul oli issand jumal. Meil oli päris palju seda, et ka kuskil festivalidel, pidudel käisime ja nimetasimegi seda, et kui jupp hakkas nagu lööma. Meil oli see, et jupp hakkab lööma, hakkab see tunne nagu peale tulema see vibe, et siis alati küsisime, kuidas on.
lööbipoe , jaa. et hästi palju oli seda . See on naljakas , ma ei tea huvitav , kas paljud küsivad , kui nagu koos teevad , siis ma ka alati küsisin , et no on juba või nagu . jaa , aga seal vist tekkis selline , sul tekib nagu side inimestega ka , et hoopis teistmoodi side , et tahadki nagu teada , kuidas tal läheb nagu järsku on mingi , kõik inimesed on huvitavad ja juba jah , tekib siuke teistmoodi sild ja side ka inimestega , et mida on jällegi tavaolukorras ka võimalik saavutada , kui ennast natuke avada ja süda avada , eks ju . aga siis jah , tekib see nagu päris ruttu ja ongi see , et nagu noh , ja eriti tore on veel , et no, ma ei tea , sul hakkab lööma mul ka ja siis oledki kallistad ja nii tore on olla . jah , just ka kaks keha muutuvad ka noh , nagu üheks vaata selliseks laineks vaata ja täiega tajud ja tunned seda kõike . mul on väike palve , ma panen äkki siit pausi peale korraks , ma tahaks tualetti minna . ma tulen kaasa . Nonii , vetsupeatus sai läbi . toredaid seiklusi on olnud küll jah . pane mikri lähemale . jaa , seiklusi on täiesti omajagu olnud nendega . ma mõtlengi , et naljakas lihtsalt mõelda kuidagi , et vanasti see oli see sihuke normaalsus , et kui on reede või üldse kuskile minek , siis alati pidi mingi asi kaasas olema . Versus praegu nagu ma käin väljas niimoodi , et noh , ma isegi alkoholi põhimõtteliselt ei tarbi enam , onju , rääkimata mingit droogidest . ja ma ei pane enam nii palju seda üldse mingisugust effortit sinna alla isegi , et vanasti ma lõin ikka üles ennast ära , mõtlesin , mida ma nagu selga panen , et ilgelt palju raha läks tegelikult kõige peale , meikisin ennast , onju . sul on vaja mingi soojendusi teha , jada . ja siis praegu mõtled nagu , ma ei tea , paned oma tavalised riided selga , lähed käid peol ja tantsid seal kainena või siis ma ei tea , teed mingi seenekese võib-olla mõnikord onju . ja alkoholi asemel on üldiselt olnud mingisugune kakaa või mingi muu jook onju , no mida iganes nagu , ma ei tea , ma üks päev ühel peol käisime hiljuti ka niimoodi , et jõime mis poole või kella 1 ööseni jõime puerri teed ja siis läksime peole . nagu nii võib ka , ülitore oli ja täiega nalja sai ja järgmine päev oli ülihea olla , et noh , natuke oli unetunde võib-olla vähe onju , aga ühtegi kahetsustunnet ei olnud ega midagi ja meil sai nii palju nalja , nagu nii palju irvitada ja naerda sai südamest niimoodi ja kallistada ja tantsida nii nagu homset pole olla , et no see on ikka palju suurem väärtus versus see kõik muu . huvitav , kas ei tea , kas kõik inimesed tahaksid nii olla või ? et nad lähevad kainena välja , on nemad ise , saavad olla need , kes nad on , ei pea mingit maski kandma ja saavad samamoodi , ma ei tea , tantsida , laulda , naerda , kallistada üksteist . kõik kindlasti mitte . et kõik ei tahaks või ? võib-olla isegi kui tahaks , siis ma arvan , paljud inimesed , olles praeguses kehastuses , ei julgegi teha seda . sest tegelikult , kui nii mõelda , siis alkohol ja droogid on , mina ka isiklikult tarbisin kõike seda pigem hirmust olla mina ise . kui absurdne see ka ei oleks tegelikult , nagu mida helli , me peaks ja võikski olla mina ise kogu aeg , onju . ja see on jah , mina ka kindlasti . ja noh , ma ei tea , tahad julgem ju tüdrukutega rääkida ja üldse suhelda inimestega ja pole siukest häbi , kui sul on mingi naps sees või oled droogi teinud . mäletan vanasti , kui tegid mingi jupi alla tegid , et siis olid siuke jutupaunik kohe valmis , et võisid kõik inimesed sul surnuks rääkida . ja muidugi . aga samas ma olen tähele pannud , et noh , kindlasti tänapäeva noortel on ka igasuguseid meelemürke ja muid mingit lollusi ilmselt mida teha ja kogeda omajagu onju . aga ma olen ka väga palju näinud seda , et esiteks tänapäeva noored ei käi nii palju väljaski , nii nagu meie käisime . no polegi vist kuskil käia eriti enam . klubidki ju , ööklubidki pannakse sinna kordamööda järjest kinni kõik . ja ma ei tea , nad vist ei käigi nii palju enam väljas või on mingid omad mingid tegemised .
pluss veel see, et väga paljud ei tarbi enam alkoholi sellisel hulgal, nagu meie tarbisime. Meil läks juba ainult kodus soojendamise peale mingi liiter kanget alkoholi ja alles siis läksid peale. No miinimum, jah. See on nagu miinimum. Meil oli küsimus, kas võtame liitri 2 peale või nagu noh, kuidas on. Või näkku. Oh my god, ma sureks ära, kui ma praegu nii teeks. Oh my god. Mul juba tookordki, kui me siin 4 pitsi head tekiilat jõime, siis mul oli järgmine päev natuke hõre olla. Et andis tunde, on ju. Versus see, et paned nagu mingi pudelist kanget alkoholi appi nagu. Aga jah, ma ei tea, ma tahaks nagu, ma ei tea, peaks mingi statistikat või midagi vaatama üldse, millega need noored tegelikult praegu tegelevad, et olla ise ka nagu teadlikum, on ju. Ma ei olegi niimoodi vist väga uurinud. Targem vist küsida. Ma tean, et meil mõnel sõbrannal siin on sellises eas tütred ja pojad olemas, kust küsida. Muidugi, kas nad räägivad ka päriselt, et oleneb, kui avatud see suhe tead, mul on tunne, et praegused suhted vanematega on ka rohkem sellised avatud ja usalduse peale ehitatud. Ka jällegi mitte kõigil, aga see on selline üldistav lihtsalt pilt, mida ma olen enda ümbritsevast maailmast ja inimestest märganud. Ja siis see samm mul tuleb meelde mõni aasta tagasi, kui ma veel kodus tegin küünetehniku teenust pakkusin, siis mul oli üks tüdruk, üks noorem selline tegeles ühe ilusa spordialaga ja käis minu arust küüntes ja ta oli tollel hetkel äkki 13-aastane või ja 12-13 ja ta rääkis oma parimast sõbrannast, et see tüdruk, kes minu arust käis, tema ise oli sellise hästi tervisliku ja sportliku elustiiliga, aga see teine oli siis see vastupidine pool ja siis ta nagu jagas, et sõbranna tahab nagu üledoosi saada. Et lihtsalt proovida, mis tunne on nagu saada üledoosi. Opa, see on päris karm, jah. See on jõhkralt karm ja sellises vanuses ka nagu ja mul oli siis ka veel vaata endal värskelt laps sündinud, siis ma mõtlesin küll nagu mida helli nagu, et millest me räägime praegu. Tegelikult ma ei mäleta, kas ma olin siis veel lapseootel või tuli värskelt sündinud, aga see ei olegi üldse oluline. Aga mis troogi käis? Ma ei tea, ma isegi ei küsin, siis ma olin täiesti nagu pahviks löödud, et me üldse sellest rääkisime. Sest et nojah, oleneb droogist, mingi droogi üledoos on ikkagi üsna surmakogemus juba. No ma ei teagi, milline üledoos võiks mitte surmakogemus olla nagu. Et üks põhimõtteliselt kõigega võib väga jõhkralt üle panna ikka. Vaat kui huvitavaid inimesi olemas erinevate soovidega. Jah, eks isegi ju elasime siukse piiri peal elamisega pigem, et alati oli suur katsetus, et läheb veel, vaata, et kaua veel jaksad ja kannatad, et need päevapikendused olid ikka ka korralik katsumus. Kehale kindlasti väga kurnav kõik see asi. Magamatus ja alkoholikogus ja droogid veel peale. Jah, et see on ju, isegi magamatusest ju ajurakud hakkavad juba hävima, et rääkimata alkoholist ja droogist, mida see kogu kokteil sealt läbi lasta nagu siukse survega veel, täiesti pekkis lihtsalt. Ja siis ma mingi aeg just hiljuti tegelikult mõtlesin selle peale, et ma olen igast nendes teraapiates ja rännakutel muidu ka käinud, vaata, et see eneseabi otsimine kõik. Ja siis mõtlesin, et kui palju raha ma oleks võinud säästa või midagi muud teha üldse selle rahaga, kui ma ei oleks pannud seda alkoholi, suitsu ja droogid alla. Need on ju ka meeletud kogused tegelikult. No ma sõprade pealt näen palju selle koogi alla läheb, et see on ikka metsik. Et kui teised droogid on enam-vähem sellised taskukohasemad, et siis et kui koogi üks kets on seal 150 eurot ja võib-olla natuke vähem, võib-olla rohkem, et seda ikka läheb. Ja see on ju põhimõtteliselt üks kõige popimatest ka, vaata, mida leidub. Ma ütleks, ma ei tea, iga 3. inimese taskust põhimõtteliselt. No seda saab vaata selliselt tarbida, et mitte keegi ei saa aru, et sa oled teinud seda. Just, jah. Ja, et sa säilitad täiesti sellise kaine inimese mulje jätad endast. Ja, see on jah olnud üks asi, kus ma olen samamoodi kogenud ja mõelnud, et kui palju on olnud neid olukordi, kus on inimesed, kes never ei arvaks minust näiteks, et ma üldse teen seda. Samal ajal ma ei tea, just tulin nagu
vetsust välja onju ja noh, lihtsalt veiniklaas käes, siuke ilus viisakas ja jutt jookseb, kõik on hästi onju, et noh, et see ei muuda mind mingiks, ma ei tea, krokodilliks onju, vaid vastupidi, nagu mul on pilk on veel teravam, veel parem onju, et jutt on hea, jood nii palju ja mitte midagi ei muutu onju. et jaa, mul tuli üks naljakas lugu veel meelde. davai. Sõbral oli sünnipäev ja ööbisime ühes sellises, noh, ma ei tea, kämpingus siis võib-olla või. Ja siis catering tõi meile ilusa lauakattis sinna, noh, täislaud nagu. Aga kuna me natuke varem alustasime pidu selliselt, et oli kandik, kus peal oli koogikuhi, siis järgmine hommik, kui see catering uuesti tuli hommikusööki pakkuma, siis mitte keegi polnud mitte ühtegi asja ka võtnud sealt laua pealt. Oh my god, see võtab jah tõesti väga lihtsalt isu ära. Söögiisu ära, oli siuke huvitav juhus. jah, ongi nagu naljakas, aga mitte ka onju. Eks ta on jah, siuke tragikomöödiline. Troogikomöödiline. Jaa. Millal sa viimati tegid midagi? Ma arvan, et see oli paar kuud tagasi äkki või? Mida sa tegid? Ma tegin kooki üle väga pika aja, aga ma ei teinud seda selliselt, et vabandan vaata. Ma võtsin natukene näpuga lihtsalt ja panin suhu, et ninna ei tõmmanud päris ja lihtsalt seda tunnet testida korraks, mis ei meeldi. Ja rohkem ei olnudki midagi. Aga muidu käsi südamel võib öelda, et vahepeal meeldib midagi teha, üht-teist. Kas emmi või juppi. Aga noh, jah, hästi siuke püüan teadlikult ikkagi. Muidugi. Ja seda ma ei propageeri, aga siuke korra aastas teha mingi hea üritus, hea muusika, toredad inimesed, sõbrad, et on siuke koos vaibida on päris siuke huvitav ja omamoodi ja lahe kogemus minu enda vaatevinklist siis. Jah, no sa teed seda ka nii-öelda sõbralikult. Jah. Et sul ei ole endal ka kavatsust vaata midagi pahasti või nagu agressiivselt teha või toimida kuidagi. Et jah. Ja jah, ennem kui ma rääkisime siin bad tripidest, minul on küll olnud seenega on olnud ja LSD-ga samamoodi. Oh sa räägi. Ma ei ole kuulnud neid lugusid niimoodi. LSD-ga oli siuke huvitav lugu. See oli nii päris suur. Siilipidu oli ja siis me koos kaaslasega tarbisime seda. Ta oli suhkrutükki, siis see vist oli pandud mingi tilk ja siis seda suhkrutükki siis sa panid suhu ja imesid seda või neelasid alla või mis sa tegid taga. Et üks äge kogemus oli selliselt siilipeol, et oli see, tead küll need naerukasi, need õhupallid. Ja. Et sellega saab ka väikse tripi teha, aga kui ma olin LSD all ja siis seal tekib siuke paisumise tunne korraks ja siis mul oli tänu LSD-le tuli visuaal ka kaasa. Et kõik need, kogu see värvi, muusika ja tuled, mis seal olid, need nagu tegid siuke selle koha peal. Ja siis pärast läksime minu juurde ja olime koos duši all ja noh, tavaliselt on kuuma veega, see võimendub, eks ju kõik. Ja siis ma mäletan, kuidas nagu libistasin oma käsi, ta on liiga erutav. Libistasin oma kohe sa libistasid? Libistasin oma libistasin oma käsi tema jalgade, üle ta jalgade või? Ei oska rääkida hästi. Ja siis mu sõrmed nii-öelda nägin, kuidas mu sõrmed sulavad tema nagu jalgade sisse.
ja see oli, noh, ma ei tea, too much oli nagu liiga tripi oli mu jaoks, et ja noh, muidugi siis tuli veel siuke nägu sulab ja kõik siuke full on, et see oli siuke, mida ei tahtnud nagu, noh, oligi nagu liiga intensiivne. Ja siis ma lihtsalt olin silmad kinni ja püüdsin olla nagu omadega. Aga noh, siis oli ka olla, kuna see, kui rääkisin nagu kaaslasega, siis ta tundus nagu olema kuskil teises ruumis või kuskil nagu kaugemal üldse, et kogu see kuulmine oli ka nii imelik. Et kõik need tajud olid siuke twisted, et see oli siuke huvitav. Ja seenega oli ka natukene midagi, aga seal oli pigem sa nägid nagu enda mingeid hirme ja mingeid mustreid võib-olla. Ja mitmes kord see oli sul, kui sa võtsid neid? seeni või? Jah. Ma arvan, et ma kohe esimese korraga sain selle. Aa. Sain selle, algus oli tore ja pärast mitte nii tore, aga see oligi mingid hirmud ja asjad tulid lihtsalt ja siis kogesin neid. Aga muidu oli see seenevärk oli ikkagi lahe, et olime, sügis oli, puud olid raagus vist äkki juba ja nii äge oli, et läksime pallialu välja muru peale, siis kuidas kased niimoodi tantsisid kõik. See oli nii siuke ilus vaadata. Mul tuli selle õhupalli looga meelde, et õhupallidega me sinuga tutvusime ka ju aasta aega tagasi tegelikult. Ka Siili peal tegelikult. Ja. Aga siis ma olin kaine juba. Ja. Kuigi meil on üks pilt seal ühe meie sõbraga koos ja siis üks teine sõber mu käest veel kommenteeris ja küsis, et kuule, sa oled nii mämmis seal. Mis asja? Ei tea, silma võib-olla oli pime ja kuidagi olidki pupillid suuremad, aga ma ütlesin, et ei täitsa nagu kaine. No ega samalt, selliselt ürituselt on okei siukest asja nagu näha või oodata. No jah. Ja see on äge, seesama õhupall ja mina olin too õhtu seeni teinud ja kui sa rääkisid, vaata, et see omavahel mõjub vaata niimoodi, siis oli samamoodi, et selle naerugaasiga õhupalli ka veel sinna otsa ja siis see kõik on nii võimendatud ja äge, et sa nagu sa näed helisid ja sa nagu tunned ka veel neid kuidagi, see on lihtsalt nii äge tunne. Need on huvitavad asjad. Ja. Nii et tea, kuidas see saade välja kukkus, kas tuli väike siuke propaganda või? Ma ei tea, tegelikult on, ma olen omalt poolt jagada tegelikult päris palju lugusid, aga kuna siin on kaasatud ikkagi palju teisi inimesi, siis mul on neist võib-olla natukene keeruline jagada, sest et ei taha kedagi nagu tankiga panna. Pole vist sünnis jah, päris niimoodi. Et jah, ja eks see droogid on ju tegelikult eluaeg mingil määral, mingil kujul eksisteerinud, ma ei tea, mis ammustest aegadest on ju, et igal asjal on oma aeg ja koht ja kui teha seda päriselt nagu mõistusega, mitte lollist peast ja sunnitult kellegi poolt või selleks, et midagi tõestada või näidata, vaata kui äge ma olen, see on nagu sorry, aga see on bullshit, nagu et siukselt energiat ei tule sul nagu ühtegi head kogemust nii-öelda, et isegi kui trip ise on hea ja nii-öelda see kõik meeldib sulle, siis tegelikult sealt sisimas sa saad aru, et see ei olnud puhtast kohast vaata tehtud, on ju. Et jah, ma tean, et kindlasti tulevad mingid küsimused, et sul endal laps kasvamas on ju, et mida ta küll kõigest arvab ja nii edasi, esiteks on ta piisavalt väike, teiseks see on tema elu ja me igaüks ise otsustame juba oma emmede kõhukestes, mida ja kes me oleme, nii et ma saan olla ainult tugijuht ja õlg nii-öelda ja kodu oma lapsele ja ka lähedastele üldse. Et ei tea, elu on elu ja elu ongi üks suur kogemus. Mõni kordki elus ei proovigi midagi ja see on täiesti fine ja mul on päriselt uhke tunne nende inimeste üle. Ja samamoodi on hea meel ka nende üle, kes on proovinud või olnud kuskil võib-olla väikses sõltuvuses ja sellest ka välja tulnud, et tahaks nagu kalistada ja paitada. Et suures pildis täna on ju kõik hästi.
jah, me ei oska, meil vaata kogemus puudub mingite päris hardcore droogidega, ma ei tea, fentanüüli ja heroiini ja ma ei tea millega Jaa. veel, eks ju, mis on ikka väga, väga karmid kogemused. jah, see on niisugune next level, kus kuhu ei minu mõistus ja soovid ei suundu või nagu ei jõuagi selles suhtes, et jah, seda kogemust ei ole tahtnud endale, et jaa. aga mõtle, et mõni on neid asju kah, nii nagu meie oleme neid drooge, mis me oleme siin uudishimust proovinud võib-olla, et mõni on ka seda uudishimust proovinud ja sinna kohe urki läinud. jaa. Et päris crazy kogemus. jah, ma võib-olla siia lõppu nagu endast veel jagaks selle, et mul on lihtsalt nagu jäänud mingisugune mälestus enda nagu bioloogilisest isast, vaata, et ta oli siuke natuke päti poiss ja tarvitas seal alkoholi ja drooge ja asju onju ja ei pööranud võib-olla piisavalt tähelepanu perele ja nii edasi ja noh, ühesõnaga tema lugu oli selline, et teda likvideeriti siis maamunalt onju. Ja millegipärast ma võtsin selle loo nii omaks, et mina olengi see nii-öelda isa pool siis onju ja ma justkui nagu jätkan vaata tema lugu. Kuniks, ma nüüd ei tea, kas oli selle aasta alguses äkki või äkki oli selle aasta alguses ja mõni kuu tagasi siis olin jõusaalis ja jälle kuidagi lihtsalt analüüsisin ja mõtisklesin lahti enda elu, enda käitumist, kes ja mis ma olen. Ja siis mingi harjutuse keskel ma lihtsalt taipasin, et vahet ei ole, kes ja mis on olnud minu vanemad, et ma nüüd päriselt võtan, ma olen niikuinii 50-50 ema ja isa onju. Ja ma niikuinii kannan nende osakese endas ja nende karmat ja kõike muud onju. Et nüüd ma loon läbi enda kehastuse nende mõlema lihtsalt parima versiooni ja jäädes selle kõige juures ka iseendaks. Et vahet ei ole need vähesed lood, mida ma temast tean, on ju, mis ei ole võib-olla kõige positiivsemad, siis ma loon ise ta parimas valguses ja parimal kujul, nii nagu ma ise tahaks. Ja samamoodi emaga, ema on mul õnneks täielikult olemas elus igatepidi, iga jumala päev. Ja temast samamoodi ma võtan kaasa selle parima ja loon ka endas selle parima ema. Et kuidagi selliselt jõudsin selle nii-öelda ilusa pildini või siis mingisuguse eesmärgini, et nüüd hakkab ta olema teisiti. Väga ilus jagamine, aitäh. Ja jah, noh, kindlasti jäi meil palju jälle rääkimata ja jagamata, aga mingit aimdust võib-olla annab see meie võib-olla sellisest läbielatust mingil määral, sest neid lugusid on tegelikult hästi palju, eks ju. Eks on, jah. Kõike ja üks võib-olla mõni piinlikum kui teine. Jah, ma arvan, et jällegi see, kas sa oled täna ja kes sa kõike oled olnud läbi elu, siis mul on vahel ajab mind natuke naerma nagu see, kui on mõni mees öelnud mulle siin et miks ma sind varem ei ole kohanud, onju. Siis mul nagu Jesus Christ nagu, kui sa teaksid vaid, me ei olekski kohtunud, onju, et mitte sellisest kohast, mis ma kunagi olin. Et jah, et see, mis ma täna olen, mis sa täna oled, ongi olnud see üks suur ühine siukene teekond ja. Ja mul tuli mingi Napoleoni koogi analoog, et need ongi need erinevad kihid, vaata, mis sa oled nagu läbi teinud kõik, roninud kuskile, et see annab nagu päris ilusa sellise vaate asjadele ka, et sa suudad mõista kõiki neid inimesi, kes selle sees võib-olla praegu on või tahad välja tulla või on sinna minemas. Jah, et samamoodi, et kõigest saab tegelikult välja tulla, kui teha see üks otsus. Jah, kes on kuskil halvas kohas, siis et seal see otsus tuleb ise ära teha, keegi sinu eest ei tee. Ja võib-olla tähendab ka seda, et sa pead oma
senised sõbrad välja vahetama, kes sind sinna kogu aeg ka kaasavad sellesse nõiaringi, et tihtipeale see ongi see, millest alustada, on sinu keskkond. ja et sellest on, võib-olla see on isegi teinekord vaata raskem sealt nagu eralduda sellest seltskonnast, et hakata ise midagi siis looma ja tegema ja välja tulema sellest teistmoodi tegema. Ja teinekord võib juhtuda, et sa oled nii suureks inspiratsiooniks või eeskujuks, et sõbrad järgnevad sinule. Ja see on kõige ilusam muidugi, mis võiks juhtuda. Jah. Ja midagi ei ole ka, kui ei järgne, sest siis tulevad uued inimesed. Näiteks need, kellega saab õhupalli teha. Päris ägedad on need õhupallid. On küll, mis täna teed? Õhupall. Jah. Täpselt. Teeme ühe osa veel, siis vapsi räägime sünkroonis. Eks see on, et elus on igasuguseid neid eriskummalisi asju, mis me teeme. Neid meelemürke, ma ei tea, droogid, alkohol, suitsetamine, veel mingid asjad on, milleni me veel jõuame siin, igasugused huvitavad teemad. Et tahaks öelda, et pole nagu vaja kogeda seda kõike, aga ma ei tea, mõned hinged lihtsalt millegi pärast valivad. Pole midagi hullu sellest. Kui sa saaksid, kas sa teeksid midagi teistmoodi ka või? Ma teeksin võib-olla nüüd ühe asja teistmoodi. See on piinlik rääkida sellest, aga mul on kahju, et emaks saades ma veel natukene jätkasin seda teekonda. Aga jällegi, mis tehtud, see tehtud. Ma olen täna siin ja kõik on teisiti. Aga kõik muu, see oli minu teekond ja mul on fine sellega. Ma ise olen arvanud, et kui ma võib-olla ei oleks saanud kõiki neid kogemusi sellisel kujul, nagu ma seda sain, siis ma ei olekski täna siin ja võib-olla ma ei oskakski tunda ja tunnetada ka teisi inimesi. Võib-olla ma oleks mingisugune arvustav ja mida iganes, ma ei tea, ma ei kujuta ette, milline ma võiks olla. Et ma olen pigem tänulik, et see kõik on olnud ja et ma olen elus ja saan olemas olla iseendale ja ka lähedastele ja ka päris mitmele võhivõõrale, kes vahel tuleb mulle oma südant puiskama. Jah, mul on sama teema, et on neid kogemusi olnud ju ka väga siukseid mitte meeldivaid ja et aga kas vahetaks välja või jätaks ära nad, et siis ei oleks seda perspektiivi ja vaadet ja sügavust selles kõiges. Ja siis poleks ka see sama versioon siin ees, eks ju. Just. Ja võib-olla ei oska hinnata mingeid asju ja nii edasi, et just. Poleks. Ja mulle meeldibki lihtsalt mõelda, nii nagu me oleme rääkinudki sellest, et kõik on olnud põhjusega ja nii ongi, et asja läheb nagu ikka paremaks ja iga päev on valikute küsimus. Ja teeks mingi ägeda üleskutsega siin või? No mina isiklikult tean, et pärast hakatakse raudselt Instasse kirjutama mingeid isiklikke lugusid ja asju ja üldse kogemusi. Ma ülihea meelega kuulaks ära ise ka nõu ja soovitusi. Kas ma tean, et on eks me ise ka pärast võib-olla jagame neid, ma ei tea, linke või kontosid on ju, et kuhu võiks pöörduda, mida mina isegi näiteks olen teinud ja kogenud. Aga ma arvan, kui on keegi, kes tahaks jagada ennast, et kui sa arvad, et sinu poole võib pöörduda vaata inimene oma murega või sõltuvusega või millega iganes, siis ma arvan, see võiks olla ka üks selline nii-öelda üleskutse, et endast märku anda. Jah, kui tunned, et oled kuskil kohas, kus sa olla ei taha enam. Jah, et kas see, kes saab abi pakkuda ja see, kes abi ka vajab nii-öelda. Et igal juhul, jah, et kõik on jagamiseks loodud ja kui saab olla nii-öelda abiks või suunaks, siis ma olen ainult käpp. Ma olen ka saba.
kuulamast kõigile Thanks. ja kohtume järgmises saates, kus me arutame sellest, et me ei tea veel, millest me arutame. Tund aega seda salvestamist otsustame ära. Ja Ja. me tavaliselt vaatamegi, või mitte tavaliselt, aga need viimased teemad on meil tulnud lihtsalt nii, nagu nad on tulnud, et meil Läbi unenäo, nagu Raido ja ütleb, et vaatab, mis unes näeb, siis räägime. just, vahel niimoodi ja vahel lihtsalt oleme tunnetanud ja kuidagi proovinud, et see tuleks orgaaniliselt, et me võib-olla ei punnita nagu nii hirmsasti neid asju siia. Ja tegelikult meil ongi mitu teemat on ju juba kirjas ja nii mõnigi külalisesineja on listis. Et ja. Põnev teekond. Olgu. Aitäh, Tsiina. Aitäh, Raido. Näeme jälle siis, jah? Ja. Järgmise korrani. Tšau. Bye.